tere! Täna on teisipäev, 4. august, aasta 2026. Asjaolude sunnil ei saa ma teha video teemast, millest ma soovisin. Teen viimase video Ceuta kriisist. Tuleb välja, et seda hääletakse mitte Ceuta, vaid Ceuta läbi C. Nii et räägime veel täna Ceutast. Ceuta kriis, kui rändest saab geopoliitiline relv. Juuli lõpus juhtus Ceutas midagi, mida Euroopas polnud sellises mahus varem nähtud. Esialgsed hinnangud rääkisid umbes mingi 50–60 000 inimesest. Hispaania hilisema arvestuse järgi ütles, et Marokost võis Ceutasse siseneda ligi 72 000 inimest. Maroko enda hinnang oli märgatavalt väiksem, umbes 40. Seega ei ole tegemist täpse isikupõhise loendusega, vaid kahe riigi erinevate hinnangutega sündmusele, mida oli selle ulatuse ja kiiruse tõttu väga raske reaalajas mõõta. Hispaania siseministri sõnul oli 4. augustiks ehk siis täna ligikaudu 70 000 saabunut Marokosse tagasi pöördunud. Tuletan meelde, Ceutas elab tavaliselt 82 000 inimest. Sisuliselt suurenes linna elanikkond mõne tunniga peaaegu kahekordseks ja kahanes siis mõne päevaga uuesti väga endisele tasemele. Lühike kriis ei tähenda siiski väikest kriisi. Ehk siis väike täpsustus ka tähelepanek, et mõningate andmete puhul on siis Ceutas endiselt 2000 kuni 8000 illegaali sisuliselt tänavatel veel. Eks me vaatame, mis homme saab. Väga rohkem ma sellest teemast ei räägi. Erinevate andmete põhjal siis hukkus 75 inimest ja see on praegused andmed, võib-olla üle 80, osa hukkus paanikas, osa rahvamassi surve all. Samal ajal jäi Ceutasse umbes 1000 saatjata alaealist, kelle puhul ei saa rakendada sama kiiret tagasisaatmist nagu täiskasvanute puhul. Hispaania lubas nende majutamiseks ja kaitseks täiendavalt 25 miljonit eurot. Riigil on raha palju, siis on hea elada. Sõdurid patrullisid tänavatel, poed sulgesid uksed, inimesed magasid randades, mäenõlvadel ja avalikes kohtades ning Euroopa valitsused hakkasid omavahel vaidlema sellele, kas Hispaania poliitika ohustab kogu Schengeni süsteemi või mitte. Kriis ise kestis mõne päeva. Selle poliitilised tagajärjed kestavad ilmselt natukene rohkem. Aga millest ma siis kahes eelnevas videos rääkisin juba, et käsitlesin siis seda Hispaania erakorralist regulariseerimist ning seda, kuidas Hispaania poliitilisi otsuseid tõlgendatakse väga erinevalt Madridis, Euroopa teiste pealinnades, Marokos ja smuugeldate sotsiaalmeediakanalites. Seetõttu teen ainult lühikese kokkuvõtte, et regulariseerimine ei tähendanud Hispaania kodakondsuse või Euroopa Liidu passi jagamist. See võimaldas teatud tingimustel vastavatele ja juba varem Hispaanias elanud inimestele taodelda esialgu elamis- ja tööluba Hispaanias. Programmi esitati siis 1 170 000 taotlust. Neist oli juuli alguseks menetletud 600 000, kuid menetletud ei tähenda automaatselt, et kõik need taotlused rahuldati ja et kõik inimesed juba on loa saanud. Programmis osalemiseks pidi inimene olema Hispaanias viibinud enne 26. aasta 1. jaanuarit ning tõendama vähemalt 5-kuulist katkematut kohalolekut. Ceutasse tuli juuli lõpus saabunud inimesed sellesse programmi lihtsalt ei kvalifitseerunud, sest taotlus oli juba läbi. Aga selle
jaoks ongi nii-öelda need pätid ja kabakad, kes kõik kogu infot nagu, kuidas ma ütlen, oma kasuks tuksi keeravad või lihtsalt valetavad. Aga see on lihtsalt juriidiline tegelikkus, et need, kes seotusse tulid, need ei saa mitte midagi sellega. Mingit regulariseerimist nad ei saa, mingit erilisi taotlusi nad ei saa ja nii edasi. Aga kommunikatsiooniline tegelikkus oli siis teistsugune. Hispaania ametnik võib rääkida taotlustähtajast, 5-kuulisest kohalolekust, karistusregistri kontrollist, elamistoast ja haldusmenetlusest. Smugeldaja teeb sellest lihtsalt ühe lause. Jõua Hispaaniasse, püsi sa piisavalt kaua ja lõpuks saad paberid. Just selles seisneb regulariseerimise nii-öelda võimalik signaali efekt. Seaduse tegelik sisu ja sõnum, mis jõuab teisele poole piiri, lootust otsivale inimeseni, ei pruugi olla üldse samad. Aga jah, see kriis ei tulnud nagu päris ilma hoiatused. Nagu esimestel tundidel jäi mulje, et 78 000 inimest ilmusid piirile täiesti ootamatu. Tegelikult oli Ceuta surve all juba eelneval nädalal. Ligikaudu 1500 inimest oli jõudnud linna enne seda põhilist massiliikumist ning Ceuta juhtkond oli teatanud juba humanitaar- ja julgeoleku hädaolukorrast. Vastuvõtukeskused, eriti saatjate alaealiste majutuskohad, olid juba selleks ajaks üle koormatud. Hispaania siseministri sõnul ei olnud luureteenistusel konkreetset hoiatust selle kohta, et 10 000 inimesed hakkavad just sel päeval ja sellises mahus liikuma. See ei tähenda siiski, et puudusid üldised ohumärgid. Siin tuleb meelde, meil oli just ERR-is uudis, et Prantsuse ajaleht paigutas Eesti luure Euroopasse 8. kohale ning vaatame, kus siin oli Hispaania. Hispaania oli siin olemas kuskil. Nii, aga jah, Hispaania on 12. kohal. Nagu võiks midagi, mingit infot nagu saada, aga jah. Okei, lähme edasi. Siin tuleb nagu eristada kahte asja, et Hispaanial ei pruukinud olla infot täpse kellaaja, marsruudi ja osalejate arvu kohta, kuid Hispaania teadis, et surve kasvab, vastuvõttevõime on ammendumas ning sotsiaalmeedias levivad kuulujutud avatud piiris. Probleem ei olnud seega täielik teadmatus, probleem oli suutmatus muuta üldine hoiatus piisavalt kiiresti operatiivseks valmisolekuks. Kui massiline liikumine algas, olid kohalike jõudude võimalused piiratud. Abijõud ja sõjavägi taabusid alles pärast seda, kui piirikontroll oli juba üle koormatud. See näitab hübriidsurve üht keskset omadust. Rünnatavat süsteemi ei ole vaja sõjaliselt purustada. Piisab hetkest, mil tavapärane mehhanism ei suuda enam sisendi hulka töödelda. Kaamerad võivad töötada, seal seadused kehtivad, sõjavägi võib isegi riigil olemas olla, aga kui vajalikud inimesed jõuavad kohale pärast seda, kui 10 000 on juba üle piiri liikunud, on poliitiline pilt valmis. Reklaam, antireklaam. Riik ei kontrolli oma territooriumi. Ja sotsiaalmeedia jaoks sellest piisab. Ceuta kriisi ümber võitlevad praegu siis mitu konkreetset seletust. Parempoolsed poliitikud seletavad, et Pedro Sánchez'e valitsus legaliseeris üle 1 miljoni migrandi, Hispaania kohus muutis tagasisaatmise keerulisemaks ja kogu Põhja-Aafrika sai aru, et piir on avatud. Hispaania valitsuse seletus ütleb, et peamiseks käivitajaks oli ülemkohtu otsuse moonutamine sotsiaalmeedias. Kohus leidis, et inimesi, kes saabuvad meritsi Ceutasse või Melalisse, ma ei viit seda teist asja hääldada õigesti, ei saa automaatselt kohelda samamoodi nagu neid, kes tabatakse füüsilise piiritala ületamisel. See ei keelanud kõiki tagasisaatmiseid, kuid nõudis meritsi saabujate puhul individuaalsemat menetlust. Sotsiaalmeedias muutus see palju lihtsamaks välja. Kui jõuad ette ja ujud Hispaaniasse, ei saa sind enam tagasi saada. Instagramis ja TikTokis, Facebookis ja WhatsApp gruppides jagati videoid, marsruute, infot piirivalve liikumise kohta ning väiteid, et Hispaania on piiri sisuliselt avanud. Mõned kontod avaldasid väga sarnase sisuga materjali, kuid seni pole leitud nii-öelda kindlat tõendit ühe keskse digitaalse juhtimiskeskuse kohta.
ma hakkan alati rääkima sellest, et pole kindlaid tõendeid. Sest ma ei saa kedagi otse süüdistada, aga me kõik teame. Kindlaid tõendid on natukene raske leida. Või siis neid pole isegi vajalik. Kolmas seletus ütleb, et olukorra võimaldas või kasutas ära Maroko. Kusjuures kõige huvitavam see, et need variandid üksteist ei välista. Regulariseerimine võis luua üldise otsuse, et Hispaaniasse jõudmine tasub pikemas perspektiivis ära. Kohtuotsuse moonutatud tõlgendus võis anda konkreetse hetke ja meetodi. Majanduslik meeleheide Marokos andis inimestele põhjuse riskida. Sotsiaalmeedia andis nii-öelda liikumisele kiiruse, smugeldajad ja või kohalikud vahendajad võisid pakkuda transporti ja varustust. Ning ka Maroko võimud võisid reageerida liiga aeglaselt, nii-öelda kogemata, et lasta olukorral teadlikult eskaleeruda või märgata alles hiljem, et kriisi saab Hispaania survestamiseks kasutada. Ja seda nad märkisid juba mõned aastad varem. Suured kriisid tekivad harva ühe nupu vajutamisest. Tavaliselt satub mitu nõrkust õigel hetkel ühte kohta, mida siis saab väga edukalt ja mõnusalt ära kasutada. Aga jah, et väide tükkene on, et kas 10 000 inimesed saavad liikuda ilma keskse juhtimiseta. Noh, mitte 10 000, aga ütleme korraga liikumine oli vist, oligi see 50-60 000, üle tilkusid hiljem kohale. Aga jah, näiteks kui on 50-60 000, et kas see nagu tõestab, et kuskil keegi juhtis. Et selline suur hulk inimesi, nende toetuseks on vaja logistika, nagu õige väide. Inimesed peavad teadma, kuhu minna, millal lahkuda, millist rannikut kasutada ja mida teisel pool piiri oodata. Vaja on telefone, sidekanaleid, transporti, toitu, ujumisvahendeid või ning vähemalt minimaalset koordineerimist. Ujumisvahendid on nii jala, aga jääb alles. Kuid logistika ei tõesta automaatselt üht riiklikku juhtimiskeskust. Digitaalajastul võib massiliikumine tekkida hajutatult. Üks konto postitab video, teine jagab kaarti, kolmas pakub tasu eest transpordi, neljas näitab, et esimesed inimesed on edukalt kohale jõudnud. Ning sotsiaalmeedia algoritm teeb ülejäänud. Ühel hetkel näevad kõik, et teised juba lähevad. Siis ei tundu nagu enam ohtlik minna. Ohtlik tundub maha jääda. See on nagu karjakäitumine, aga tehnoloogiliselt võimendatud kujul. Seetõttu meie peaksime uurima rahavooge, telefonisidet, sõidukite liikumist ja sotsiaalmeediakontode seoseid. Küsimus ei ole ainult selles, kes vajutas mingit kujutatavat punast topu. Küsimus on selles, kes teenis, kes võimendas, kes teadis ja kes otsustas mitte sekkuda. Aga mida siis nagu Maroko ametlikult väidab, et Maroko eitab väidet, et ta avas piiri või korraldas kriisi. Rabat süüdistab Hispaania kohtuotsust, sotsiaalmeedias levivad valeinfot ja inimkaubandusvõrgustikke. Väga mugav. Aga jah. Maroko ametniku sõnul hoiatas Rabat Hispaaniat, et kohtuotsust nõrgendab varasemat heidutust. Maroko väitel töötab tema põhjarannikul umbes 24 000 julgeolekutöötajat ning riik on 2 aasta jooksul takistanud umbes 150 000 piiriületuskatset. Need on Maroko valitsuse enda arvud, kuid need näitavad olulist asja. Tavaliselt on Rabatil inimeste liikumise kontrollimiseks olemas märkimisväärne võimekus. Samuti ei saa väita, et Maroko jätkas pärast kriisi lihtsalt inimeste Hispaania poole lükkamist. Maroko julgeolekujõud tõrjusid hiljem uusi rahvahulki ning võtsid tagasi suure osa seotust naasnud inimestest. See jätab lauale vähemalt siis 3 võimalust. Esiteks võis Maroko tõepoolest ajutiselt nii-öelda kontrolli kaotada. Teiseks võis Maroko lasta
olukorral alguses teadlikult nii-öelda eskaleeruda ning taastada kontrolli pärast poliitilise sõnumi edastamist. Kolmandaks ei pruukinud Maroko kriisi organiseerida, kuid võis selle takistamist märgates otsustada, et tal pole põhjust nagu Hispaaniat kohe ära päästa. Las kannatab natukene. Hispaania meedias kajastatud luurehinnangute järgi ei pruukinud Maroko massilist liikumist algusest peale kavandada. Kuid võis selle toimumist nii-öelda teadlikult võimaldada. See on oluline vahe, sest hübriidsurve ei nõua tingimata täielikku keskset korraldamist. Riik ei pea inimestele bussipiletit ostma. Mõnikord piisab sellest, et riik ei takista õigel ajal seda, mida ta tavaliselt suudab takistada. Räägime siis natuke minevikust, et 21. aastal oli umbes mingisugune sarnane kogemus. Et 21. aastal võttis Hispaania enda juurde ravile Lääne-Sahara iseseisvust toetava Polisario rinde juhi Brahim Ghali. Maroko reageeris vihaselt ning tuhanded inimesed pääsesid Ceutasse pärast seda, kui Maroko piirivalve muutus ootamatult passiivseks. Madrid nimetas seda väljapressimiseks. Väga hea. Järgmisel aastal muutis Hispaania oma Lääne-Sahara poliitikat ja asus toetama Maroko autonoomia plaani. Selle otsuse taga oli kindlasti rohkem kui üks põhjus ning pole võimalik tõestada, et just piirisurve sundis Madridi muutma. Rabati vaatenurgast võis aga õppetund olla siiski väga lihtne. Ajutine piirikontrolli lõdvendamine tekitas Hispaanias suure kriisi ja mõne aja pärast tegi Madrid Marokole olulise diplomaatilise järeleandmise. Kui mingi vahend kord toimib, suureneb tõenäosus, et seda proovitakse uuesti. Aga miks siis nüüd nagu? Et üks võimalik põhjus on Hispaania suhete paranemine Alžeeriga. Maroko ja Alžeeria on piirkondlikud rivaalid. Nende vastasseisu keskmes on Lääne-Sahara, kus Alžeeria toetab Polisario rinnet ning Maroko soovib kinnistada oma kontrolli. Pedro Sánchez oli hiljuti külastanud Alžeeriat ning arutanud suhete parandamist ja energiakoostööd. Hispaania väitis ametlikult, et head suhted Alžeeriga ei kahjusta tema suhteid Marokoga. Diplomaatias öeldakse sageli, et kõik suhted on suurepärased, kuni hommikuni, mil piirivalvurid lõpetavad kümnete tuhandete inimeste märkamise. Lisaks oli Hispaania kongress kiitnud heaks eelnõu, mis annaks Hispaania kodakondsuse osale Saharavi päritolu inimeste järeltulijatest. Maroko võis seda tõlgendada uue märgina, et Madrid eemaldub taas Rabati positsioonist Lääne-Sahara küsimuses. See ei tõesta, et Maroko kriisi korraldas, kuid see annab Rabatile arusaadava motiivi Hispaaniale survet avaldada. Maroko jaoks ei ole Ceuta ainult piiripunkt. See on pidev meeldetuletus Hispaania kohalolekust Aafrika maandutel ning vahend, mille kaudu saab Madrid poliitilist tahet esindada. Väike kõrvale põige. Ceuta enklaav, Ceuta piirkond on vanem kui Maroko riik. Ehk siis palun aega tulge rääkima, et Maroko omab mingisuguseid et on olemas mingisugune põhjus, miks Maroko peaks endal saama. Aga veel teooriaid. Mitte teooriad, aga infot, mis nagu internetis liigub, on see, et Ameerika Ühendriigid ja Iisrael nõrgendasid nii-öelda natukene heidutust. Et kriisi järel levis kiiresti teooria, et Ameerika Ühendriigid ja Iisrael korraldasid kogu operatsiooni Hispaania karistamiseks. Selle kohta ei ole usaldusväärseid tõendeid. Pole tõendeid, et Washington või Jerusalem oleks rahastatud inimeste transporti juhtinud sotsiaalmeedia kampaaniat või andnud Marokole käsu piiri avada.
Kuid Hispaania diplomaatiline olukord ei ole siiski tähtsusel. USA president Donald Trump oli nimetanud Hispaaniat kohutavaks NATO partneriks ning ähvardanud katkestada kaubandussuhted. Vaidluse põhjuseks oli Hispaania kaitsekulud ja Madridi keeldumine toetada USA Iraani poliitikat nii-öelda soovitud kujul. Hiljem muutus Trumpi sõnastus mõnevõrra leebemaks, kuid avalik konflikt oli juba nähtav. Tuletan meelde, et Hispaania ei lubanud ameeriklastel kasutada nii-öelda neid sõjaväebaasu, nii-öelda Ameerika sõjaväebaasu, mis asuvad Hispaania. Et nad saaksid siis pommitada Iraani. See ei meeldinud ameeriklastele. Samal ajal avaldati internetis ka USA esindajate koja eelarveraporti seletav osa, milles oli siis üleskutse julgustada Hispaaniat ja Marokot pidama läbirääkimisi Ceuta ja Melilla tulevase staatuse üle. See raport ei olnud seadus ega ei olnud siduv nii-öelda. See ei tähendanud, et Ameerika Ühendriigid oleksid Ceuta Maroko territooriumina tunnustanud, aga liitlase territooriumi nii-öelda tulevase staatuse ülearutamise soovitamine loob paratamatult rohkem ebamäärasust kui selge kinnitus, et Hispaania suveräänsus ei kuulu arutamisele. Rahvusvahelises poliitikas ei pea suurriik oma liitlast otseselt reetma. Mõnikord piisab sellest, et tema toetus muutub vähem kindlamaks. Kui Maroko näeb, et Hispaania tülitseb Washingtoniga, USA president ähvardab Madridi ja Ameerika poliitikud hakkavad rääkima Ceuta staatuse üle läbirääkimisest, võib Rabat järeldada, et surve avaldamise hind on langenud. Ilford ütleb veel, see ei tõesta Ameerika vandenõu, see tähendab, et nõrgenenud heidutus võib kutsuda esile nii-öelda julgemat käitumist teiste riikide. Läheme edasi. Üks suuremaid kriisi ajal levinud valeväiteid oli, et Ceutasse jõudnud inimesed võivad sealt kohe liikuda siis Saksamaale, Prantsusmaale või Eestisse edasi. Ceutale kehtivad Schengeni süsteemis erireeglid. Ta ei ole nii-öelda sama Schengeni osa nagu Mandri Hispaaniat. Ceuta ja Mandri Hispaaniasse suundujate dokumente kontrollitakse sadamates ja lennujaamas. Hispaania valitsuse sõnul ei jõudnud kriisi ajal saabunud inimesed kontrollimatult edasi Mandri Euroopast. Seega ei olnud tegemist 72 000 inimese otsese sisenemisega Schengeni alasse või süsteemi. Aga see ei takistanud Euroopa poliitikutel olukorda ära kasutamast. Itaalia taastas ajutiselt kontrolli Hispaaniast saabuva lennu- ja mereliiklusele. Meetme põhjenduseks nimetati võimalikke migrantide liikumisi, kuigi puudusid tõendid, et Ceuta saabujad oleksid massiliselt Mandri Hispaaniasse või Itaaliasse jõudnud. Tuletan meelde, Ceuta ei asu nii-öelda Mandri Euroopas, ta asub Aafrika. Kuid see ei seanud poliitikutel kasutada seda nii-öelda oma narratiivide kaitsmiseks või edendamiseks. Itaalia ja Taani juhtimisel nõudsid 22 Euroopa Liidu riiki erakorralist arutelu ning sidusid kriisi Hispaania reguleerimispoliitika võimaliku õmbeteguriga. Siin sai päris kriisist sisepoliitiline kingitus. Giorgia Meloni sai näidata Itaalia valijatele, et tema on Sanchez'ist karmim. Taani sai kinnitada oma piiravat rändepoliitikat. Hispaania opositsioon sai rünnata valitsust. Sanchez sai omakorda väita, et teised liikmesriigid kasutavad tragöödiat Hispaaniaga arvete klaarimiseks.
kõik rääkisid Euroopas solidaarsusest mingi hetk, kuid kõik mõtlesid samal ajal oma valimistele. Jätke meelde, hea poliitik ei ole mitte see, kes räägib õigest, moraalsest ja heast asjast. Hea poliitik on see, kes võidab järgmised valimised. Või siis jätab oma kohale. Aga meil oli just hiljuti uus Euroopa rändepakett, mis hakkas siis nagu, see uus rände- ja varjupaigapakett, mis siis hakkas täielikult kehtima 12. juunil see aasta. Ning vähem kui 2 kuud hiljem saabus selle esimene suur stressitest. Et paberil peaks uus süsteem võimaldama saabuja kiiremat registreerimist ja julgeolekukontrolli, piirimenetlust ja tõhusamat tagasisaatmist ning liikmesriikide vahelist solidaarsust. Teatud juhtudel peaks piirimenetlus hoidma varjupaiga taotlejat piiri lähedal kuni tema taotluse läbivaatamise. Ceuta näitas siiski väga lihtsat asja. Ükski õigusakt ei reageeri, ei registreeri mõne tunniga 10 000 inimesi. 50 000, 60 000. Kui koha peal puuduvad töötajad, ruum, transpordivõime, toit, sanitaarlahendused ja valmis juhtimisahel, siis kõik jääb paberi peale. Euroopal oli küll uus süsteem. Süsteemil polnud aga Ceutast piisavalt käsi, voodid ega aeg. Pärast esialgset poliitilist vastasseisu muutus Euroopa ministrite arutelu siiski praktilisemalt. Hispaania tegevust pärast riiklike jõudude mobiliseerimist hinnati üldiselt kiireks ja tõhusaks. Hispaaniat ei arvata Schengeni süsteemist välja. Ilmselt ei arvatagi, kui ausad olema. See on lihtsalt poliitikute jutt selle jaoks, et oma valijaid kuidagi elavdada. Sest tegu oli ikkagi Ceutaga, mis ei asu Mandri-Euroopas. On väike enklaav, ilmselt mõelda, et vahet ei ole. Sest see piirikontroll on ilmselt olemas, täiesti normaalne, täiesti töötu piirikontroll on neil olemas sadamatest, mis tuleb, mis võtab vastu laevu siis Põhja-Aafrikast, Ceutast. Aga see ministrite arutelu keskendus siis lõpuks ikkagi luureinfo vahetamisele, sotsiaalmeedia jälgimisele, smuugeldajate võrgustike lõhkumisele, tugevamale välispiirile ja toimivatele tagasisaatmistele. See on selline õpetlik sündmus, et kõigepealt süüdistati Hispaaniat, siis selgus, et Ceuta migrandid ei valgunudki üle Euroopa laiali. Ja lõpuks hakati rääkima siis probleemidest, mis olid tegelikult olemas juba ka enne kriisi. Aga mida siis, nüüd on, kuna see on paar päeva juba möödas, siis on ka erinevad reporterid käinud koha peal, erinevad YouTuberid, mida siis koha peal. Ceutas filmitud materjal annab ka kriisile konkreetsema mõtte. Et videodes oli näha suletud poode, toidujärjekordi, avalikes kohtades ja mäelnõlvadel magavaid inimesi, improviseeritud pesemiskohti ning sõjaväelasi, kes inimesi kogusid ja piirile tagasi suunas. Paljud küsitletud ütlesid, et tulid töö, toidu, haridus või parema tuleviku lootuses. Osa lootsid liikuda edasi Madridi, Barcelonasse, Pariisi või mujal Euroopasse. Mõned pöördusid tagasi kohe, kui selgus, et Ceutast puudub kiire tee Mandri Hispaaniasse. Tööd pole ja linn ei suuda neile isegi elementaarset majutust taga. Need intervjuud ei ole mingisuguse statistiline uuring, need ei ole ametlik info, need ei ole heaks kiidetud uudisteagentuuri modereeritud vastused. Need olid tavalised videod YouTube'ist, kus lihtsalt tehti tänavaintervjuud. Et
Üks videoreportaaž ei tõesta kõigi saabujate sugu, motiive, usku ega maailmavaadet, küll aga näitab see, mis juhtub vale ootuse kokkuvarisemisel. Inimene arvab, et jõuab Hispaaniasse. Tegelikkuses jõuab ta väikesele ülekoormatud territooriumile, kus edasi ei pääse, kus tööd ei ole ja kus kohalik riik üritab alles aru saada, mitu inimest üldse kohal viib. Smuugeldaja või vahendaja on selleks hetkeks oma raha juba kätte saanud. Sotsiaalmeediakontod on saanud oma vaatamised ja tagajärjed jäävad migrandile, Ceuta elanikele ja Hispaania maksumaksjale. Aga räägime siis nendest migrantidest, ütleme niimoodi, kes on veel Ceutas. Et ligikaudu 70 000 inimest võisid Marokosse tagasi pöörduda, kuid kriis ei lõppenud koos nendega. Ceutasse jäi umbes 1000 saatmata alaealist, vähemalt ametlike hinnangute järgi. Räägime ainult alaealistest, me ei räägi täiskasvanutest. Alaealiste puhul peab Hispaania tuvastama vanuse ja isiku samasuse, otsima perekondi, hindama kaitsevajadust ning tagama majutuse ja eestkoste. See ei ole ülesanne, mida saab lahendada sõjaväe abil mõne päeva jooksul. AP, kas AP on meil American Press või ma ei mäleta, mis ta on. Ühesõnaga AP News kirjeldas siis lapsi, kelle perekonnad ei teadnud, kas nad on elus, Ceutas või tagasi Marokos. Samal ajal olid linna vastutav kohad ülekoormatud ning osa noori magas väljas. See on oluline nii-öelda teise järgi mõju. Massiline piiriületus võib olla lühike, kuid jätta maha aastapikkuse õigusliku, sotsiaalse ja rahalise koormuse. Surveoperatsioon ei pea kõiki osalejalt püsivalt teise riiki viima. Piisab sellest, et osa neist jääb süsteemi, mida ei saa kiiresti ka lihtsalt sulgeda. Kui riik kaotab usalduse ning tekivad need oma kaitseüksused. Et vahepeal filmitud materjalis rääkisid mõned elanikud oma kaitserühmadest, improviseeritud relvadest ja vajadusest ise tänavaid valvata ja kaitsta. Sellist retoorikat ei tohiks romantiseerida. Kui inimesed usuvad, et politsei ja riik ei suuda neid kaitsta, ei teki asemele automaatselt professionaalne kodanikukaitse. Tekivad kuulujutud, juhuslikud patrullid, valesti tuvastatud ohud, kättemaks ja võimalus, et üks vahejuhtum kasvab kogukondade vaheliseks vägivallaks. See on hübriidsurve üks kõige ohtlikumaid tapp. Algne eesmärk ei pea olema territooriumi vallutamine, piisab sellest, kui kriis lõhub usalduse riigi vastu, tugevdab äärmuslikke liikumisi ning paneb kohaliku ühiskonna iseendaga võitlema. Siis kulutab rünnatav riik oma energiat mitte välise surve peatamisele, vaid sisemise konflikti lahendamisele. Ajalugu tunneb ka pikemat mehhanismi, kus teise riigi territooriumile tekkinud rahvuskaaslaste kogukondi kasutatakse hiljem poliitilise surve või sekkumise põhjendusena. Või siis casus belli, et annekteerida mingi piirkond. Venemaa jagas Gruusia separatistlikes piirkondades passe ning põhjendas hiljem sekkumist oma kodanike kaitsmisega. Ülla. Sama kaasmaalaste kaitsmise loogikat on kasutatud Ukraina suhtes. Türgist pärit elanikkonna ümberasumine või asustamine Põhja-Küprosele aitas pärast sõjalist sekkumist kinnistada demograafilist ja poliitilist kontrolli. Need juhtumid ei ole üks ja sama, aga näiteks Ceuta puhul pole tõendeid, et Maroko valmistatakse ette pikaajalist mingit asustamisoperatsiooni või sõjalist invasiooni. Enamik piiri ületanud inimesi lähtus tõenäoliselt omaenda majanduslikest ja isiklikest motiividest, kuid riikide jaoks pole alati määrav, mida üksikisik teeb või kuhu ta liigub. Oluline on see, kuidas tema või tema järeltulijate kohalolekut võib hiljem poliitiliselt kasutada. Maroko vaidlustab juba Ceuta ja Melilla kuuluvuse
ning seetõttu peab Hispaania arvestama mitte ainult tänase piirikriisiga, vaid ka territooriumi demograafilise, majandusliku ja poliitilise haavatuse. Eestis on see probleem idapiirkonnaga, ütleme. Ja see on probleem, mida tuleb lahendada. Sest kui näiteks meie idapiirkonnas tekib sama jura, mis näiteks Moldovas, seal kus on see Transnistria separatistide separatistlik riik, põhimõtteliselt soovib Venemaa alla kuuluda, siis tekib meil nii-öelda raskusi. Küsimus selles, mida sellega teha. Ning kas keegi on üldse mõelnud, mida sellised olukorras teha. Aga räägime natuke ka Euroopa sõltuvuse paradoksist. Pärast kriisi pakkus Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen välja suurema tehnilise ja rahalise toetuse Marokole, et tugevdada piirikontrolli. See võib olla praktiliselt mõistlik. Maroko suudab peatada suuri inimvoogi enne, kui need Hispaania piiril jõuavad. Kuid siin tekib paradoks. Euroopa vastab kriisile, mis paljastas tema sõltuvuse Maroko piirivalvest, suurendades veelgi Maroko rolli Euroopa piiri valvamisel. Tekib ring. Euroopa annab Marokole raha ja poliitilist tähelepanu, et Rabat rännet piiraks. Maroko muutub Euroopa jaoks asendamatuks. Maroko läbirääkimisvõime suureneb. Järgmise tüli ajal teavad mõlemad pooled, kui palju maksab Maroko koostöö ja kui valus on selle ajutine kadu. Jällegi see ei tõesta, et Rabat korraldas seda kriisi, aga see selgitab, miks kontroll inimeste liikumisele on Maroko jaoks väärtuslik geopoliitiline vara. Mida rohkem Euroopa oma piirikaitset välisele partnerile delegeerib, seda rohkem muutub see partner piirivalvurist väravavahiks. Ja väravavahil on alati võimalus värava hinda aga jah, Hispaania ja Maroko ei saa suhteid nagu täielikult lõhkuda. Et sama ei ole nagu kummagi riigi huvides nagu täielik vastasseis. Et Hispaania ja Maroko teevad koostööd kaubanduses, terrorismi vastases võitluses, rändekontrollis ja transpordis. Lisaks korraldavad Maroko, Hispaania ja Portugal ühiselt ka 30 aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused. See nõuab aastaid kestvaid koostööd, turvalisuse, viisade, piiriületuste ja logistika valdkonnas. Seetõttu ei pruugi Maroko huvi olla nii-öelda suhet täielik hävitada. Palju kasulikum on lihtsalt piiratud surve. Kriis peab olema piisavalt tugev, et Madrid sõnumit mõistaks. Aga piisavalt lühike, et mõne päeva pärast saaksid mõlemad valitsused uuesti rääkida koostööst ja naaberlikkusest ja ühiste projektide jätkamisest. See on järeldus, mitte tõend Maroko kavatsustest. Kuid see sobib hästi sündmuse olemusega. Ahvatuslik, šokeeriv ja erakordselt lühike. Aga mida peaks Euroopa sellest teha? Et Euroopa Liit tunnistas juba Valgevene ja Poola piirikriisi ajal, et migrante saab kasutada poliitilise survevahel. Valgevene organiseeris lende transportis inimesi Euroopa Liidu piirile ning jättis Poola kahe halva valiku ette. Kas lasta inimesed sisse ja premeerida survekorraldajad või peatada nad piiril ning taluda humanitaarorganisatsioonide ja meediakriitikat. Teada ei olnud Valgevene mudeli täpne koopia. Maroko osalus on ebaselgem, inimesed pärinesid peamiselt Marokost endast ja enamik neist pöördus kiiresti tagasi. Kuid mehhanism on sarnane. Inimeste liikumisest saab geopoliitiline relv siis, kui selle abil testitakse teise riigi infrastruktuuri, poliitilist tahet, seadusi, ühiskondlikku stabiilsust ja nii edasi. Euroopa vastus ei saa alata alles siis, kui 10 000 inimesed on juba linnas. Vaja on ajast hoiatust, sotsiaalmeedia ja rahavoogude analüüsi, mobiilseid piirid jõuda, valmis majutusvõimekust ning õigusliku raamustiku olukorras, kus kolmas riik rännet teadlikult võimaldab või soodustab.
Ceuta näitas, et olemasolevatest kaameratest ja seadustest ei piisa, kui info ei muutu õigel ajal otsuseks. Mis ma lõpetuseks ütlen, et Ceuta kriis ei olnud põhjustatud ühainsast otsusest. Ta ei saa seletada ainult regulariseerimisega, seda ei saa seletada ainult kohtuotsusega. Seda ei saa tõendit, et ta kuulutada Ameerika või Iisraeli salaoperatsiooniks. Samuti ei ole veenev teeselda, et kümnete tuhandete inimeste peaaegu sama liikumine oli täiesti juhuslik sündmus, millel puudus igasugune poliitiline mõõde. Tõenäoliselt sattusid samal ajal kokku Hispaania vastuoluline rändepoliitika, kohtuotsuse moonutatud tõlgendus, majanduslik meeleheide, sotsiaalmeedia lumepalli efekt, vahendajate võrgustikud, puudulik valmisolek ja Maroko võimalus olukorda enda kasuks natukene ära kasutada. Pole veel lõplikult tõestatud, kas Rabat kriisi käivitas, seda teadlikult võimaldas või ära kasutas, mitte ise mõelda sellel teemal. Aga surve Hispaaniale oli selleks hetkeks juba tekkinud. Ja kriis näitas Euroopale, kui kiiresti võib ühe väikese territooriumi haldusvõime kokku aliseda. Euroopa vastas täpselt nii, nagu poliitiliselt killustatud Euroopa tavaliselt vastab. Ühed süüdistavad migrante, teised smuugeldajad, kolmandad Hispaaniat, neljandad süüdistasid Marokot, siis süüdistasid Ameerikat, Iisraeli või isegi Venemaad. Alles pärast seda hakati rääkima varajasest hoiatusest, välispiiri kaitsmisest, tagasisaatmisest ja sõltuvusest kolmandatest riikidest. Kuid kõige ebamugavam küsimus jääb siiski alles. Kas Euroopa suudab oma välispiiri kaitsta ka siis, kui naaberriik otsustab, et piirivalve ei ole ainult julgeolekuteenus, vaid diplomaatiline läbirääkimisvahend? Sest piir, mida kaitstakse ainult seni, kuni naaber on heas tujus, ei ole tegelikult kontrollitav piir. Aga jah, jätke meelde lapsed, väärite seda valitsust, mis teil on.